Tere hommikust! Kell on 10 ja alustame tänase infohommikuga. Ja tänaseks teemaks on, kuidas pöörduda töövaidluskomisjoni. Ja meie nõustamisjurist Piret Korol räägib, mida silmas pidada avalduse koostamisel, kuidas toimub see protsess töövaidluskomisjonis. Ja kui tekivad küsimused, siis palun kirjutage need chatti ja siis vaatame neid küsimusi infohommiku lõpupoole. Ja tänase infohommikuga salvestame, et siis on kõigil võimalik seda hiljem Tööinspektsiooni kanalitest järgi vaadata. Aga annangi nüüd sõna Piretile. Palun. Tere hommikust ka minu poolt kõigile. Minu nimi siis Piret Korol ja olen Tööinspektsiooni nõustamisjurist. Ja loodan, et saan teile anda täna põhilisest ülevaate, kindlasti ka veel viiteid, mida saate soovi korral lisaks vaadata ja kui siis lõpus jääb aega, siis ka küsimustele vastata. Aga võtame siis palun esimese slaidi, mille alusel siis töövaidluste lahendamine toimub. Selleks on siis seadus, mis seda reguleerib, kuidas lahendatakse, mis on põhimõtted, milline on menetluskord. Lühidalt öeldes on ta siis lihtsustatum, kui oleks töövaidluse lahendamine kohtus. Ja 2020. aasta lõpust siis lisandus ka veel see säte, et nüüdsest on soovi korral siis võimalus osaleda ka istungil virtuaalselt. Toimub menetlus ja istung ja asjaajamine eesti keeles. Ja kui nüüd üks osapooltest vajab tõlki, siis peab ta selle tõlgi nii-öelda leidma ise ja sellest ka siis eelnevalt teada andma. Kui pooled lepivad kokku ja on võimalik, siis on ka võimalus mõnikord, et tehakse siis kas vene keeles või inglise keeles, aga üldiselt ikkagi põhimõte on selles, et on eesti keeles. Nüüd järgmine siis on oluline, et pöörduda töövaidluskomisjoni poole. Saab üksnes siis avalduse alusel ja lisaks veel selline märge, et pöördumine on riigilõivu vaba. Et kui nüüd on kaasnevad kulud, mis osapoolel endal tekivad, siis need kulud, menetluskulud ta kannab ise. See võib siis olla näiteks kas siis tõlgi kasutamine, nagu mainisin, või siis esindaja kasutamine, millest tuleme veel rääkima, või sõidukulud, et need siis kannab osapool ise. Võtame järgmise slaidi, palun. Töövaidluskomisjon, nagu siis mainisin, on kohtuväline organ ja ei kaitse ei töötaja ega tööandja huve, vaid lahendab töövaidlusi erapooletult ja lähtuvalt siis seadusest, mida ka eelnevalt mainisin. Nüüd, mida tasub tähele panna, on see, et töövaidluskomisjon ei lahenda tööõnnetustest või kutsehaigustest tingitud tervisekahjustuse, kehavigastuse või surma põhjustamisega tekitatud kahju hüvitamise vaidlusi. Et nende vaidluste tekkimisel siis tuleb juba otse pöörduda maakohtusse. Siis, kui nüüd poolte vahel on tekkinud erimeelsused, siis ikkagi ennekõike oleks hea, kui pooled saaksid omavahel kokkuleppele, et ei ole koheselt võib-olla alati vajadus pöörduda töövaidluskomisjoni, kui on organisatsioonides olemas esindajad, usaldusisikud, kas või nende kaasamisel siis püüda lahendada tekkinud olukord.
ja samuti ka mõnikord enne, kui töövaidluskomisjoni pöörduda, tasub võib-olla oma nõudega siis pöörduda kirjalikult tööandja poole, pakkumaks siis lahendusi. Ja kui nüüd ei saa pooled kokkuleppele, siis tõepoolest pöörduda töövaidluskomisjoni. Komisjon siis nüüd proovib esmalt alati jõuda kompromissile ehk siis vajadusel ka pooli lepitada ja aidata sõlmida ka kompromisskokkuleppe. Nüüd tähele tasub veel panna, et milliseid vaidlusi siis töövaidluskomisjon lahendab, on siis töötajate ja ettevõtete tekkinud töösuhtest töövaidlused, samuti ka Eestisse lähetatud töötaja ja tema tööandja vaheline töövaidlus ning ka kollektiivlepingu täitmisest tulenev kollektiivne töötüli. Nüüd erand on veel selles, et kui tegemist on sellega, et võlaõiguslik leping, et üldiselt käsunduslepingu ja töövõtulepingu alusel tekkinud vaidlusi töövaidluskomisjon ei lahenda, aga kui on tegemist töölepinguga ehk siis on vaja tuvastada töösuhe, et tegemist on ikkagi töölepinguga, siis saab selle nõude esitada töövaidluskomisjonile tuvastamaks töösuhe ja kui on siis ka tekkinud lisanõuded, siis ka lisada need avaldusele. Järgnevalt siis töövaidluskomisjoni koosseisust, tööpiirkondadest, et koosseis on siis 3-liikmeline, juhib seda töövaidluskomisjoni juhataja ja esindatud on siis töötajate pool ja ka tööandjate pool. Tööpiirkonnad, selle informatsiooni leiab ka meie koduleheküljelt ti.ee, on siis Tallinn, Tartu, Pärnu ja Jõhvi ja lisaks siis, et millistele piirkondadele siis vastavad need põhipiirkonnad, et kus siis ka toimuvad vajadusel siis väljasõiduistungid. Iga istung protokollitakse töövaidluskomisjoni sekretäri poolt ehk siis ka protokolliga saavad osapooled tutvuda ja töövaidluskomisjoni siis saab pöörduda kas isiklikult või esindaja kaudu. Ja lahendatakse, nagu eelnevalt mainisin, juba siis eesti keeles. Kuhu saab töövaidlusavalduse esitada? Nüüd on väga oluline see, et kui piirkonnad siis on vastavalt ära jaotatud, siis nüüd kuhu avaldus esitada, järgmine slaid palun, on siis võimalik vastavalt avaldajal valida, kas siis esitada enda elukohapiirkonda, töötamise kohta, või siis kokkuleppel pooled lepivad kokku, et milline on neile see sobiv töövaidluskomisjon. Või siis tööandja asukoht, tema juriidiline aadress ja tööandjal on siis 3 valikut ehk siis samuti kas töötaja elukoht, töötamise koht või siis sobivas töövaidluskomisjonis. Esindaja määramine tähendab siis seda, et kui töötaja soovib endale võtta esindaja, järgmine slaid palun, siis võib olla selleks kas õigusteenuse osutaja või isik, kelle avaldaja siis volitab esindajaks. Sel juhul tuleb täita allkirjastatud volikiri
Samuti on kättesaadav meie koduleheküljel volikirja näidis ja saab selle siis eelnevalt ka koos avaldusega töövaidluskomisjonile esitada. Kui nüüd avaldaja osaleb istungil ja tal on kaasas esindaja, siis ta võib anda ka suulise volituse istungi alguses, et ka see on lubatud ja see siis protokollitakse. Nagu juba mainisin, siis on meie koduleheküljel olemas ka see informatsioon ning lisaks on ka avaldused seal kättesaadavad. Et järgmise slaidiga siis teile pärast slaidid jagatakse, on ka mõned lingid, kust siis leiab avalduse, kuidas seda täita. Meil on isegi olemas selline YouTube'i video, mis väga üksikasjalikult selgitab avalduse täitmist ja põhimõtteliselt siis iga pöörduja peaks selle video alusel saama sellega ise edukalt hakkama. Avalduse saab siis laadida alla ja kui nüüd esitatakse kirjalikult avaldus posti teel, siis tuleb see välja printida, täita käsitsi trükitähtedes ja tuleb saata postiga. Aga kui nüüd arvutist täidetakse, siis saab saata e-kirjaga, aga peab olema siis digitaalselt allkirjastatud. Järgnevalt siis menetlusliikidest, et milliseid menetlusliike siis läbi viiakse, on 3. Ja kui nüüd avaldaja teeb avalduse töövaidluskomisjonile, siis seal on ka valikud menetlusliikide osas ehk millise menetlusliigi soovib siis avaldaja selleks töövaidluseks kohaldada. Tavamenetlus on siis, tähendab seda, et peale avalduse menetlusse võtmist siis edastatakse see ka vastaspoolele ja määratakse siis asja arutamiseks komisjoni istungi aeg. Ja istungil siis toimub asja läbivaatamine 3-liikmelise komisjoni poolt, nagu eelnevalt mainisin, siis, et lisaks on siis esindajad ja vaidlevad pooled siis samuti. Nüüd selline tähelepanek, et kui nüüd avaldaja ei ilmu määratud ajaks istungile, siis võib jätta töövaidluskomisjon selle avalduse üldse läbi vaatamata. Aga kui vastaspool ei tule istungile, siis võib teha komisjon otsuse vastaspoolt ära kuulamata. Et sellega siis tasuks arvestada. Nüüd järgmine on siis tähelepanek rahaliste nõuete kirjaliku menetluse võimaluse kohta. Ehk siis töövaidluskomisjoni juhataja võib ka ainuisikuliselt oma algatusel menetleda rahalise nõude avaldust kirjalikus menetluses, aga kui nõuete kogusumma ei ületa 6400 €. Ja kui nüüd töövaidluskomisjonile esitatud avaldus sisaldab nii rahalisi kui mitterahalisi nõudeid, näiteks töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamise või töösuhte tuvastamise nõue või esitatud rahaliste nõuete kogusumma on üle 6400 € või siis rahalised nõuded vajavad täpsustamist, siis vaatab komisjon avalduse läbi tavamenetluse korras. Ehk siis juhul, kui kirjalikku menetlust rakendada ei saa. Ja siis on veel võimalik valida lepitusmenetlust. Ehk kui siis mõlema vaidlusse sattunud poolel on soov, et lepitusmenetlust kohaldataks, siis töövaidluskomisjoni juhataja on lepitaja rollis
ja toetab siis lepitusosaliste suhtlust, et aidata neil leida vaidlusküsimusele siis lahendus ehk jõuda lepituskokkuleppeni. Ja lepitusmenetlus on siis üks lihtsustatud töövaidlusasja lahendamise viise lepitaja vahendusel ja mis siis ei käsitle üksnes juriidiliselt seotud probleeme, vaid kõiki kaasnevaid poolte jaoks olulisi asjaolusid. Ja suunab siis lepituse saavutamiseks siis töövaidluskomisjon osapoolte vahel. Ja lepitusmenetluse jaoks on pooltel vaja esitada siis töövaidluskomisjonile kokkulepe asja lahendamiseks lepitusmenetluses. Ja miks on ta kiirem menetlus? Sellepärast, et kirjalik lepituskokkulepe sõlmitakse poolte vahel 10 tööpäeva jooksul avalduse menetlusse võtmise otsustamisest arvates. Aga nüüd juhul, kui lepitus ei õnnestu, siis saavad pooled jätkata vaidluse lahendamist tavamenetluses. Nüüd nõuded avaldusele ehk kuidas siis täita ja mida siis märkida avaldusele ehk esmalt siis, nagu juba mainisin, tuleb avalduse vorm täita, kas siis käsitsi või elektrooniliselt. Tuleb siis vastavalt sellele allkirjastada. Avaldus tuleb täita eesti keeles. Samuti tuleb rahalised nõuded esitada brutosummadena ja ühtlasi juurde ka arvutuskäik. Ja nõude aluseks olevad asjaolud kirjeldada ja lisada tõendid. Kui nüüd tõendite puhul on tegemist mitte eesti keeles olevate dokumentidega, kas siis tööleping, kirjavahetus, siis nendele tuleb lisada tõlge, aga tõlge võib olla vabas vormis, see ei pea olema notariaalselt kinnitatud. Ja näiteks siis, mis võib olla üks võimalik nõue avalduses, ongi siis töösuhte tuvastamine, saamata jäänud töötasu, viivis töötasu maksmisega viivitamise eest ja saamata jäänud puhkusehüvitis välja teenitud, kuid kasutamata jäänud põhipuhkuse eest. Et tavaliselt siis ikkagi, kui on jäänud kas lõpparve välja maksmata või töötasud välja maksmata, siis töösuhte lõppedes muutub tööandjale kohustuslikuks ka siis kasutamata puhkusepäevade hüvitise maksmine. Lisan veel selle, et kirjaliku dokumendi ehk siis töölepingu puudumine ei välista alati tekkinud töösuhet tuvastamast. Et seda saab tõenditega siis nagu tunnistada. Samuti, mis siis võivad olla töötaja nõuded? Võib olla see töösuhte tuvastamine ja lisaks ka töötamise registrisse vastava kande tegemine. Kande tegemine võib olla siis oluline, et on jäänud tööandja poolt see kanne tegemata või siis ei ole tööleping vormistatud korrektselt või siis on hoopis tegemist võlaõigusliku lepinguga, käsundus- või töövõtulepinguga, mis tegelikult ikkagi olemuselt vastab töölepingule ja on jäänud tegemata töötamise registrisse siis töötamise kanne. Saamata jäänud mõtleme, kande kohta tahtsin öelda veel, et töötaja, kui näiteks kannet ei ole tehtud töötamise registris, siis on töösuhte olemasolu võimalik siis töötajal nagu läbi tõendi esitada ja ka siis vestluses, kui on tavamenetlus, seal selle kohta tunnistusi anda. Ja
Samuti nüüd töötasu nõuete puhul on siis erinevad tasunõuded, mis võivad olla, et alati ei pruugi olla saamata jäänud töötasu üksnes, vaid ka kõik muud lisatasud ehk kõik tasuliigid on tegelikult töötasu osad. Ja eraldi siis võibki olla nõue mingi tasuliigi osas, kas siis tehingutelt saadav lisatasu või siis ööajal töötamise tasu nõue, et töötaja näiteks töötab öösiti, aga tema töölepingus ei ole kokku lepitud, et töötasu sisaldab ööajal töötamist. Sel juhul tekib töötajal õigus ööajal töötamise tasule ja kui tööandja ei ole nõus seda maksma, siis ta saab esitada sellekohase nõude. Riiklikel pühadel töötamise tasunõude saab esitada, ületunnitöö tasunõude ja samuti, kui tööandja ei ole maksnud tasu aja eest, millal ta ei ole töötajale tööd andnud. Ehk siis töölepingu seaduse paragrahv 35 ütleb seda, et kui töötaja on töö tegemiseks valmis, aga tööandja talle tööd ei anna, siis selle aja eest, millal tööandja tööd ei anna, peab maksma keskmist töötasu. Ja siis on veel sellise tasunõude õigus nagu valveaja tasunõue, et kui töötaja töökohustused näevad ette ka olla siis valmis nii-öelda tööülesannete täitmiseks ja talle on kohaldatud valveaeg, aga selle eest tasu ei maksta, siis on ka õigus see nõue esitada. Järgmised nõuded, mida siis töötaja veel võib esitada, on ka kokku lepitud hüve või hüvitise nõue. Ehk siis näiteks on pooled sõlminud töölepingus varalise vastutuse kokkuleppe, aga tööandja jätab sellest hüvitise maksmata. Ehk siis töölepingu seaduse järgi, kui sõlmitakse kirjalikult varalise vastutuse kokkulepe, siis selle eest peab tööandja maksma ka hüvitist. Ja kokkulepitud hüve või hüvitise nõue töösuhte kestel, selles siis võidakse selles lepingus kokku leppida ja tööandja maksab siis sellist igakuiset mõistlikku hüvitist selle kokkuleppest kinnipidamise eest. Ja peale töösuhte lõpetamist on võimalik ka siis sõlmida konkurentsipiirangu kokkulepe, mille kohaselt võtab töötaja kohustuse mitte tegutseda tööandja konkurentide juures või siis tööandja konkurendina ja sel juhul peale töösuhte lõppemist maksab tööandja igakuist mõistlikku hüvitist. Aga oluline on siis lihtsalt selline märge, et konkurentsipiirangu kokkulepe ei saa kesta peale töösuhte lõppemist kauem kui 1 aasta. Samuti võib ka kokkuleppeid sõlmida muude hüvede osas, mida seadus ei kohusta tööandjal maksma, aga kokkuleppe korral on ikkagi pooltele kohustuslik täitmiseks, näiteks kas autokompensatsioon, lisapuhkus, et erinevad täiendavad hüved siis. Nii, siis saab töötaja nõuda ka töölähetuse kulude ja välislähetuse päevaraha nõudeid. Töölähetuse kulud siis, nagu teada on, siis siseriigiliselt meil päevarahasid ei ole, aga siseriigiliselt võivad kaasneda siis töölähetuse kulud ja nende osas tekkida nõue. Samuti võib tekkida haigushüvitise nõue, et mis on veel väga oluline tähelepanek, on see, et haigushüvitise nõue siis mitte üksnes selles osas, mida tööandja jätab maksmata, vaid ka näiteks, kui tööandja ei kinnita haiguslehte
ja Tervisekassa seetõttu ei hüvita töötajale haigushüvitist, ei maksa selle tööandja tegevusetuse tõttu, siis vastava kahju hüvitamist ehk siis selle saamata haigushüvitise osa saab nõuda töötaja töövaidluskomisjonilt. Nii, järgmine on siis kasutamata puhkuse hüvitamise nõue, mida ka eelnevalt korra mainisin. Ehk siin on sel juhul oluline, et oleks ka välja toodud see, kui palju siis on puhkusepäevi välja teenitud ja milline on siis päevade arv, mille eest siis haigushüvitist ei ole makstud. Samuti võib lisada viivisenõude ja on olemas abiks viivisekalkulaator internetist kättesaadav, et täpselt siis välja arvutada, kui suur see viivis on, mida töötaja võib siis rahalistelt nõuetelt täiendavalt välja nõuda. Ja lisaks nüüd oluline on veel ka, kui töölepingut öeldakse ülesse, aga ei järgita etteteatamistähtaega ja ei ole makstud siis seda hüvitist vähem etteteatatud aja eest või tööandja ei tasu koondamishüvitist või siis, kui töötaja ei ole nõus olnud töötasu vähendamisega, siis saab ka selle hüvitise nõuda. Selgitan siis lahti, mida see paragrahv 37 lõige 5 tähendab. See tähendab siis seda, et tööandjal on õigus ühepoolselt kuni 3 kuuks aastas, ei pea olema järjest, võib olla järjest, vähendada majanduslikest põhjustest tingituna töötasu ja tööaega proportsionaalselt, aga mitte alla miinimumpalga. Ja siin on siis see kohustus, et tööandja peab sellest 14 kalendripäeva ette teatama. Ja kui nüüd töötaja sellega ei ole nõus, siis siit tekib ka koondamise olukord ja samamoodi võib siis tekkida hüvitise nõudeõigus. Töölepingu lõppemise aluse tuvastamine ja töötamise registrisse vastava kande tegemise nõue. Jällegi, nagu oli siis alguses see töösuhe tuvastada ja registrisse vastav kanne teha selle puudumisel, siis samuti ka on töölepingu lõppemise tuvastamise nõudel siis oluline lisada ka registrisse vastava kande tegemine. Näiteks ütles töötaja töösuhte üles erakorraliselt, paragrahv 91 lõige 2 alusel, kui tööandja märkis näiteks töötamise registrisse töösuhte lõppemise aluseks, kas siis omal soovil paragrahv 85 või suisa poolte kokkuleppel paragrahv 79. Sel juhul tuleks töövaidluskomisjonile tõendina esitada kirjalik ja tööandjale kätte toimetatud ülesütlemisavaldus. Ehk tasub tähele panna, et ülesütlemise avaldus peab alati olema esitatud kirjalikult ja ta jõustub siis, kui see on teisele poolele kätte toimetatud, teine pool on selle kätte saanud. Nüüd töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamine, siis on võimalik ka töölepingu lõpetamine siis töövaidluskomisjoni poolt hüvitise ja vastava töötamise registri kande tegemise nõudega. Näiteks siis selline näide, et tööandja ütles töölepingu üles töötajapoolse rikkumise tõttu töölepingu seadus paragrahv 88 lõige 1 punkt 3 alusel, kuid töötaja ei nõustu selle ülesütlemisavaldusega.
siis on õigus avalduse vaidlustamiseks või selle ülesütlemise avalduse vaidlustamiseks 30 kalendripäeva alates ülesütlemise avalduse saamisest. Ehk mõlemale poolele on siis alati võimalik vaidlustada ülesütlemise avaldust 30 kalendripäeva jooksul, et see on see aegumistähtaeg. Ja kui nüüd töövaidluskomisjon tuvastab, et töölepingu ülesütlemine ei olnud seadusest tuleneva aluse puudumise või siis selle nõuetele mittevastavuse tõttu tühine või vastuolu tõttu heausu põhimõttega tühistatud, siis loetakse, et leping ei ole ülesütlemisega lõppenud, vaid ja kui töötaja, tööandja või üks kahest siis otsustab, et ei soovi töösuhet jätkata, siis sellisel juhul saab töövaidluskomisjon ühe poole taotlusel lõpetada selle töölepingu paragrahv 107 alusel, alates siis sellest ajast, kui see oleks lõppenud ülesütlemise kehtivuse korral. Sellisel juhul maksab tööandja töötajale siis hüvitist lisaks 3 kuu keskmise töötasu ulatuses. Töövaidluskomisjon võib muidugi selle hüvitise suurust muuta, arvestades siis juba asjaolusid ja mõlema poole huve. Ja näiteks siis üks võimalik nõudesõnastus, et tuvastada siis kõigepealt see töölepingu ülesütlemise tühisus ja lõpetada siis tööleping, teiseks siis lõpetada tööleping töövaidluskomisjoni poolt töölepingu seadus paragrahv 107 lõige 2 alusel ja mõista siis tööandjalt töötaja kasuks välja hüvitissummas siis X eurot vastavalt siis tema töötasule. Ja kõrvalnõudena siis ehk lisada siis ka nõue, et muuta kannet töötamise registriseks, et nagu ma eelnevalt mainisin, et kui üks pool ei ole nõus selle alusega, ehk siis töötaja ei ole nõus tööandja poolt tehtud kande alusega, siis nõuda ka selle kande aluse muutmist töötamise registris töölepingu lõppemise kohta. Ja seda kindlasti ei tasu unustada, seda kande muutmise nõuet lisada, sest et automaatselt töövaidluskomisjon seda ei tee. Samuti võib ka ollagi vajadus muuta ka ühtlasi töösuhte alguspäeva töötamise registris, kui selgub, et ka alguspäev on valesti märgitud. Et ütleme näiteks, et algas töösuhe, võib-olla ei olnud kirjalikult algul tööleping vormistatud ja seadus lubab kuni 2 nädalat suulist töölepingut, aga töölepingu vormistamisega venitati ja selle tõttu ka võib-olla see töösuhte alguskuupäev siis töötamise registris on hilisem, kui siis tegelik tööle asumise aeg oli. Ehk siis kindlasti tasub siis ka selle taotluse esitada kandemuudatuse kohta koos oma kas siis esialgse avaldusega või eraldi avaldusena. Mis veel? Ja töövaidluskomisjon muudab töötamise registris neid andmeid siis üksnes seejärel, kui otsus on jõustunud. Ja loomulikult siis saab töötaja ka kahju hüvitamist nõuda. Järgmine. Millised on nüüd tööandja nõuded? Ehk ka tööandja saab nõuda siis kahju hüvitamist või leppetrahvi nõude täitmist, kui töötaja on rikkunud kas siis ärisaladuse hoidmise kohustust või konkurentsipiirangu kohustust või ei ole tööle asunud või siis lahkub
töölt varem, kui on etteteatamistähtaega, ühesõnaga on jätnud etteteatamistähtaega järgimata ja ka varalise vastutuse kokkuleppe alusel saab esitada tööandja siis nõudeid. Varalise vastutuse kokkulepe on reguleeritud töölepingu seaduses paragrahv 75. See tähendab seda, et peab olema ikkagi vormistatud kirjalikult. See peab olema nii-öelda seadusest lähtuvalt siis määratletud, mis see tähendab, piiritletud töötajale äratuntavalt ja töötajale on siis usaldatud varale ligipääs ja kokku on ka lepitud siis vastutuse rahalises ülempiiris, mis peab olema mõistlik ja tööandja maksab siis selle varalise vastutuse kokkuleppe alusel ka mõistlikku hüvitist. Ja sellise lepingu alusel siis, kui on tekkinud nõue, tekib ka õigus siis kahju hüvitamist nõuda. Samuti töötasu tagastamise nõue ehk siis töölepingu seadusest tulenevalt ei saa pidada lõpparvest kinni muid tasusid kui üksnes siis avansilisi makseid, on see siis kas töötasu ettemakse või siis puhkuse hüvitise ettemakse ehk siis töötaja on saanud puhkust rohkem, kui ta selleks ajaks on välja teeninud. Teisi tasusid lõpparvest kinni ei saa pidada tööandja ja kui on töötaja saanud rohkem tasu, kas siis preemiat on arvestatud valesti või töötasu on arvestatud rohkem, siis selle tagastamist saab nõuda esmalt siis muidugi töötaja poole pöördumisega, aga kui töötaja seda ei tagasta, siis on ka võimalik tööandjal pöörduda selle nõudega töövaidluskomisjoni. Ja lisaks siis koolituskulude hüvitamise nõue, mis eeldab ka siis eelnevalt ikkagi koolituslepingu ehk koolituskulude hüvitamise kirjaliku kokkuleppe nagu, et on olemas kirjalik kokkulepe. Nii, järgmine on vastunõude esitamine ehk siis kui üks pool on esitanud nõuded, siis on võimalik ka esitada vastunõuded ja vastunõuded siis on võimalik siis suunata kas põhinõudega tasaarvestamisele. Samuti võib olla vastunõude rahuldamine, võib välistada ka põhinõude rahuldamise ja nende vahel peab olema seos. Et see vastunõue siis tähendab seda, et vastaspool saab esitada omapoolsed vastuväited ja tõendeid ja võib seda ka teha eraldi avaldusena. Siis registreeritakse vastuavaldus eraldi avaldusena ja liidetakse see nõude avalduse juurde ja menetletakse neid siis koos. Ja näiteks, mis võib siis olla tasaarvestamisele suunatud vastunõue on, et töötajal on rahaline nõue, seal töötasu ja puhkusehüvitis, aga tööandjal on kahju hüvitamise nõue. Et siis on nagu tekib selline tasaarvestamise olukord. Ja mis tähendab siis seda vastunõude rahuldamisel, kui ta täielikult või osaliselt põhinõude rahuldamise kaasa toob, on siis see, kui
töötaja pöördub töövaidluskomisjoni tuvastusnõudega, palub tuvastada seal siis töölepingu ülesütlemine ja välja mõista 3-kuine hüvitis ehk siis tööandja poolse rikkumise alusel paragrahv 91 lõige 2 alusel ja välja mõista siis 3-kuune hüvitis, siis ei pruugi tööandja sellega nõustuda, selle 3-kuise hüvitisega ja võib esitada vastunõuded enda poolt ja siis vaadatakse see hüvitise määr üle. Nii, järgmine. Väga olulised on oma nõuete esitamisel lähtuda tähtaegadest ehk siis, et nõude esitamise tähtaeg ei oleks möödas. Sel juhul teda menetlusse ei võeta. Ja nõuetele on siis ka nõuete tähtajad on meie koduleheküljel olemas sealsamas, kus on informatsioon, kuidas töövaidluskomisjoni poole pöörduda. Ja nõuded siis, mis tulenevad õiguste tunnustamiseks, kui siis on rikutud õigusi, siis siin on tähtajaks 4 kuud ehk siis puhkusehüvitis, kui siis on välja maksmata töötajale kasutamata puhkusepäevade eest puhkusehüvitis või siis koondamishüvitis või lähetuste päevarahad või muud tuvastusnõuded, siis on 4 kuud. Nüüd töötasu nõuded on võimalik esitada 3 aasta jooksul ehk neil on aegumine kuni 3 aastat. Ja töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamine, nagu enne mainisin, on 30 kalendripäeva ja nüüd kahju hüvitamise nõudel on erisus ehk siis siin on 12 kuud. Kas näiteks siis seesama, et töötaja on tekitanud tööandjale kahju, on võib-olla ka sõlmitud siis või on, mitte võib-olla on sõlmitud varalise vastutuse kokkuleppe või on tekitatud muul moel kahju tööandjale, kas siis vähem ette teatatud aja järgimisel, näiteks tööandjale on kaasnenud sellega täiendavad kulud, näiteks töötajal on etteteatamistähtaeg, mida ta ei järgi, ta lahkub töölt ja nüüd see toob kaasa tööandjale täiendavaid kulusid ehk siis kahjud, mis võib olla näiteks, kas ta peab siis lühiajaliselt seda teenust sisse ostma või peab renditöötajad palkama, et siis selliste nõuete tähtaeg, esitamise tähtaeg on kuni 12 kuud. Ja tuvastusnõuded korral lähen tagasi, et mis siis võib olla tuvastusnõue, see 4 kuud. On nüüd oluline teada, et kui siis on sõlmitud see võlaõigusseaduse alusel leping, käsundus või töövõtuleping, aga ta vastab töölepingule, siis seesama tuvastusnõude esitamise tähtaeg on 4 kuud või on sõlmitud tähtajaline leping, kuid puudub seadusest tulenev alus selle tähtajalise lepingu sõlmimiseks, siis võib ka esitada nõude, et tuvastada, et tegemist on tegelikult tähtajatu lepinguga. Tõendid. Nüüd tõendite puhul on siis oluline see, et oma nõudele tuleb tõendid lisada ja tõendid võivad olla erinevad. Dokumentaalsed tõendid, siis asitõendid, ka vaatlus ja ka tunnistaja ütlus. Ja loomulikult parim viis on tõendamiseks kirjalikult taasesitamist võimaldavad dokumendid
elektroonne kirjavahetus, sõnumite logi, samuti võivad ka olla kaastöötajate või tunnistajate ütlused ja võimalik on kasutada ka siis, kui lisada tõenditena pildistamisega, video, heli või elektroonilise salvestusega jäädvustatud dokumente. Aga oluline on, et need dokumendid siis sisaldavad vajalikku infot asja lahendamiseks. No, näiteks siis kas esitada dokumendidena tööleping, töölepingu ülesütlemise avaldus, kirjavahetus, sõnumite vahetus, pangakonto väljavõtte, palgaarvestuse lehed, samuti Maksu- ja Tolliameti töötamise registri väljavõte ja siis rahalisi nõudeid omakorda siis saab tõendada kirjalike tõenditega, et jällegi, et kas siis on töölepingus kokku lepitud töötasud, kuidas siis on tasustatud palgalehe alusel, palgamakse lehe alusel, kas on kõik tasud makstud, mis seda tõendab, näiteks ületunnitasud selgub, et ei ole makstud või on valesti arvestatud. Et siis saab selliste kirjalike tõenditega seda tõendada. Ja samuti saab ka neid kirjalikke dokumente ise luua, et näiteks enne, kui töövaidluskomisjoni poole pöörduda, siis tasub ju alati oma nõudega pöörduda tööandja poole kirjalikult, soovitavalt ikkagi tööandja siis ametlikule meiliaadressile, mis on äriregistrist kättesaadav, esitada oma nõuded, anda nende täitmiseks siis tähtaeg ja lisada, et kui siis tööandja oma nõudeid ei täida, siis töötaja pöördub juba järgnevalt oma nõuetega töövaidluskomisjoni. Sellise nõude esitamisega loote te dokumendi, mida saate ka hiljem siis tõendina vajadusel kasutada. Nüüd tähelepanu küll juhin sellele, et kui nüüd töötajale on makstud töötasu sularahas, siis seda ei saa tunnistajate ütlustega tõendada, et siin on ka olemas üks Riigikohtu lahend selle kohta. Ja et töövaidluskomisjon ikkagi oma otsuste tegemisel võtab arvesse tõendite kogumit, mida siis mida pooled on esitanud ja oma arvamused avaldanud. Ja tunnistajate, vabandust, võib-olla veel asitõendi kohta siis seda, et seda võib siis ka taotleda selle töövaidluskomisjoni poolt, et kas siis see on mingi ese, mida esitatakse tutvumiseks või siis ka vaatluse läbiviimist, kui sellel on tähtsust töövaidlusasja lahendamisel. Et näiteks võib vaatlus olla asjakohane olukorras, kus töövaidluskomisjonil tuleb tutvuda töötaja töökeskkonnaga. Ja sel juhul töövaidluskomisjon fikseerib tõenditega tutvumise ja loomulikult vastaspool võib jälle esitada vastuväiteid esitatud tõenditele. Ja näiteks saab see olla siis foto ehitusplatsil olevatest töötajatest, kus puudub tegelikult kuupäev või pole võimalik tuvastada, et see tõend, mis on esitatud, et see on just selle tööandja töötajatest, ja see ei pruugi tõendada töö tegemist, et tõendid peavad siiski olema adekvaatsed
ja töövaidluskomisjon siis otsustab, kas esitud tõend vastab nõuetele ja teda võetakse siis arvesse asja juurde või mitte. Nüüd tunnistajate ütlusega siis, et kui nüüd avaldaja oma nõude põhjendamiseks peab vajalikuks kutsuda istungile tunnistaja, siis ta peab taotluses näitama ka tunnistaja nime ja näidata, mida see tunnistaja siis oma ütlusega saab tõendada. Aga oluline on siis, et tunnistaja saab tõendada üksnes seda, mida ta on ise vahetult kogenud ja asjaoludest siis, mida ta teab, et näiteks viibis tunnistaja juures, kui tööandja andis töötajale kätte töölepingu ülesütlemise avalduse. Aga see, et tunnistaja ütleb, et ta kuulis, et oli sellise avalduse edastamine, siis see ei ole asjakohane. Nüüd, mida veel, tunnistaja võib ka vastata kirjalikult töövaidluskomisjoni esitatud küsimustele komisjoni poolt siis määratud tähtaja jooksul. Ja näiteks, kui tema ilmumine on ebamõistlikult koormav ja kirjaliku ütluse andmine on siis tõendamiseks piisav. Ja ka pooltel on õigus esitada kirjalikke küsimusi töövaidluskomisjoni kaudu siis tunnistajatele. Nii, tõenditest. Tunnistaja kaasamisest siis veel ka järgmine slaid. Võib-olla ma siit enam ei lisa, see on täiendav, tunnistaja kaasamise kohta rääkisin ära. Ja nüüd siis puuduste kõrvaldamisest, et tihti on avaldused ja nõuded esitatud puudulikult ja seetõttu siis teavitatakse saatjat ja palutakse siis töövaidluskomisjoni määrusega need puudused kõrvaldada. Et kas siis puuduvad andmed, puuduvad tõendid või lisadokumendid, mis on vajalikud olnud lisada sellele avaldusele, puudub asjakohane kirjeldus, on see ebatäpne või ebaselge ja kui puudub konkreetne nõue ja ka nõude summa ja isegi arvutuskäik. Ja puuduste kõrvaldamiseks siis antakse 15 kalendripäevane tähtaeg. Ja kui avaldaja jätab määratud tähtaja jooksul nüüd puudused kõrvaldamata, siis sellisel juhul töövaidluskomisjoni juhataja keeldub määrusega üldse selle avalduse menetlusse võtmisest. Otsus. Töövaidluskomisjoni otsus siis tehakse häälteenamusega. Edastatakse siis 10 tööpäeva jooksul pärast istungit ja nüüd on võimalik siis otsust edasi kaevata kohtusse 30 kalendripäeva jooksul. Ehk võtame järgmise slaidi, kus me näeme siis neid perioode või tähtaegu, mis siis on läbivad töövaidluse lahendamise protsessis. Ehk kõigepealt siis, kui on toimunud avalduse esitamine, siis 3 tööpäeva jooksul võetakse see avaldus menetlusse, kui siis ei ole vajalik puuduste kõrvaldamine ja 15 kalendripäeva siis tähtajaga. Avalduse läbivaatamine toimub 45 kalendripäeva jooksul. Keskmiselt on see ikkagi 1 kuu jooksul, aga õigus siis on seadusest tulenevalt 45 kalendripäeva. Istungi aeg määratakse siis 30 kalendripäeva jooksul asja menetlusse võtmisest ja
siis määratakse, millal toimuvad istungid ja peale siis ühe istungi või mitme istungi, kuidas siis see protsess kujuneb, siis kui on otsus tehtud, siis 10 päeva jooksul pärast viimast istungit tuleb siis see otsus ka edastada. Ja nagu ütlesin, siis kui üks osapooltest ei ole selle otsusega nõus, siis tal on 30 kalendripäeva aega selle otsuse kättesaamisest vaidlustada. Ja kui 30 kalendripäeva on möödas, siis otsus on jõustunud ja vajadusel siis ka saab taotleda jõustumismärget. Et kui nüüd on objektiivsetel asjaoludel põhjendatud see, et avalduse läbivaatamine peaks olema pikem, siis sellest alati ka teavitatakse töövaidluskomisjoni poolt. Nõuete täiendamine, et siis menetlusprotsessi jooksul, järgmine slaid, palun, on võimalik ka esitatud nõudeid täiendada, esitada lisatõendeid, samuti istungi alguses. Aga kui nüüd lisandub täiesti uus nõue, siis tuleb esitada uus avaldus. Ja seejärel juba otsustab töövaidluskomisjon, kas see avaldus liita esialgsele avaldusele või siis tuleb hakata seda menetlema eraldi. Samuti on võimalik avaldust tagasi võtta. Ja siin siis tuleb järgida seda, et kuni menetlusse võtmiseni on võimalik oma avaldust tagasi võtta, eks ju, sest teist osapoolt ei ole veel teavitatud ja vastaspoole nõusolekut ei ole siin vajalik. Aga kui avaldus tahetakse tagasi võtta nii-öelda menetlusprotsessi käigus, ehk siis enne töövaidluskomisjoni otsuse jõustumist, siis saab oma avalduse tagasi võtta üksnes vastaspoole nõusolekul. Ja siin rohkem praegu lisada ei ole. Nüüd ka mõned siis toome siis välja ka, millal ei ole võimalik töövaidluskomisjoni pöörduda. Ehk siis töövaidluskomisjon ei lahenda käsundus- ja töövõtulepinguga tekkinud vaidlusi. Üksnes sel juhul, kui on tegemist töölepingulise suhtega ja avaldusel on siis esimene nõue, see töösuhte tuvastamise nõue ja siis juba järgmised nõuded, mis tulenevad siis sellest töölepingu suhtest. Samuti ei saa töövaidluskomisjoni pöörduda välismaine ettevõte. Samuti ei saa maksunõuetega pöörduda töövaidluskomisjoni, ka mitte tööõnnetuse ja kutsehaigustega seonduvate nõuetega, on siis ravikulud või sissetuleku vähenemine tööõnnetuse tõttu. Või siis, kui avaldaja on samaaegselt esitanud oma nõude juba töövaidluskomisjoni või kohtusse, kuid on selle tagasi võtnud. Ja need eelnevalt nõuded, mis siis kui võivad tekkida, et nendega siis juba tuleb pöörduda kohtusse. Nüüd lisasin veel siia esitlusele ühe hästi lihtsustatud nõude näite. Et kui siis on nõue saamata jäänud töötasu osas,
siis on vaja välja tuua, et siis mis perioodi ees, millises summas, kuidas see summa on tekkinud ja lisaks siis asjaolude kirjeldus, et järgmine slaid, palun, et mis töölepingu alusel siis ja milline on olnud see palgapäev ehk palgapäeval muutub ju töötasu sissenõutavaks ja kui tööandja siis ei ole palgapäeval töötasu maksnud, ühtlasi siis see kirjeldus, et mis on toimunud, et kui varem on õigeaegselt saadud ja nüüd ei ole saadud, samuti siis mis on see tasu, millele siis see nõue on tekkinud ja saab siis lisada dokumendid ehk siis need tõendid, näiteks siis lisadena, lisad nummerdada ja lisada siis näiteks tööleping, vastava kuude graafik, oma pangakonto väljavõtte, mis tõendab, et seda ülekannet ei ole tehtud õigeaegselt ja ka võimalusel siis kirjavahetus tööandjaga, nagu eelnevalt mainisin, et siis esmalt tasuks oma saamata töötasu nõudega pöörduda tööandja poole, anda tähtaeg ja ühtlasi on see ka nagu hoiatus tööandjale töölepingu rikkumise osas, kuna siis töölepingus on ju kokku lepitud palgapäevas ja kui tööandja ikkagi oma kohustusi ei täida, siis on ka tegemist rikkumisega. Ehk siis ja nüüd, kui selle pöördumisega kirjaliku nõudega tööandja poole tööandja ei vasta, siis seesama, nagu eelnevalt kirjeldasin, selle samaga olete loonud ka tõendi, lisatõendi siis oma nõude juurde. Ja nüüd vaatan, et meil oli küll planeeritud 2 tundi, aga läheb vähem ehk viimane slaid on siis töövaidluskomisjoni otsuse täitmine. Meie poole on ka tihti pöördutud, et aga millal siis otsust hakatakse täitma või et mida teha, kui tööandja ikkagi ei ole vaatamata töövaidluskomisjoni otsusele oma kohustust täitma asunud. Ehk siis kõigepealt on oluline see, et otsus jõustub siis, kui ei ole vaidlustatud ehk see 30 kalendripäeva, millest ennem ka rääkisin, on veel see justkui nagu ooteaeg, et kas üks osapooltest veel vaidlustab selle maakohtus ja kui ei ole vaidlustanud, siis on otsus jõustunud. Nüüd, kui on vaja, et kohtutäitur hakkaks nõudma selle otsuse täitmist, ehk siis on vaja kaasata kohtutäiturit, siis peab olema otsusel jõustumismärge. Ja jõustumismärke otsusele lisamiseks tuleb esitada taotlus otsuse teinud töövaidluskomisjonile. Selle taotluse võib saata kirjalikus vormis, posti teel või ka siis elektroonselt. Ja pärast taotluse saamist teeb siis töövaidluskomisjoni sekretär järelpärimise maakohtule tuvastamaks, et pooled antud vaidluses ei ole pöördunud kohtu poole. Ja siis, kui ta selle kohtus selle vastuse saab, et ei ole vaidlustatud, siis saab lisada jõustumismärke, aga kui selgub, et kohtus on vaidlustatud, siis loomulikult jõustumismärget otsusele ei lisata, teatatakse sellest siis taotlejale ka kirjalikult ja siis juba läheb see vaidlus edasi kohtusse. Nii, minu poolt on kõik. Aitäh teile kuulamast. Veel lõpuslaididel on ka olemas siis informatsioon, kust leida infot
ka meie tööeluportaalis, kui panna otsingusse töövaidluskomisjon või kuidas pöörduda töövaidluskomisjoni, tuleb ka väga üksikasjalikku infot on seal leitav artiklite näol. Ja samuti saab siis meie poolde pöörduda ka infotelefonil või siis ka e-kirja teel, et vastame ka neile. Aga mina tänan. Aitäh ka minu poolt, et vaatasin, et chati ka küsimusi ei olnud tulnud. Nii et siis vist tõmbame täna otsad kokku ja saadame kõigile osalejatele ka slaidid hiljem järelevaatamiseks ja ootame teid kõiki meie järgmistele infoüritustele ja kena päeva jätku. Nägemist! Aitäh, head aega!